Minu vanaema ütles ja alles eile ma kasutasin ka sellist väljendit ühes ringis, et inimene ei tee kunagi palju. Hobusega veetakse palju. Kui keegi arvab, et ta teeb palju, no siis ta on kuidagi kuhugi kinni jäänud. Et inimene on loodud oma läbi erinevate tegevuste tulema siia maailma lihtsalt arenema ja minul on niimoodi, et kuidagi on nii sattunud, aga ma kirjeldan seda selle 5 elemendi, siukse Hiina või taoistliku 5 elemendi käsitluse, et minu sellise kõige olemuslikum element on tuli ja minu väljendus on maa ja minu väljund on 3 korda suurem kui minu tuli, järelikult mul on alati 3 korda rohkem võimalust midagi teha, kui mul on tegelikult aega ja vahendeid. Et kui mul on tund aega vaba aega, siis universum pakub mulle 3 tunni eest kohe sinna igasuguseid tegevusi ja kui mul on mingi hulk vaba raha, siis ma kohe kartusega vaatan, et kohe viskab universum mulle ette 3 korda rohkem kohti, kuhu ma kohe väga pean selle raha ära panema. Et minu väljundiga on nii, aga mõnede inimeste väljundid on jälle kinni. Ja kui ma tihtipeale siin mõnele nõu annan ja tihti ka minu käest nagu küsitakse, et siis ma alati vaatan, et mis on tema olemus, mis on tema väljund ja mis on tema siis mingid takistavad või toetavad energeetilised jõud sees ja see käib selle 5 elemendi kaudu. Aga kuidas sa teed valiku, ütleme näiteks, kui sul tulebki 3 tohutult head ideed, siis mille järgi sa ikkagi valid, millele, sest sa ei saa ju 3 asjaga korraga teha? Kuskilt sügeleb ikka rohkem kui teise kohta. Lihtsalt analüüsid läbi. Jah, analüüsin läbi. Ja ka teatud astroloogilise käsitlusega on minul endal antud nii, et minu esimene emotsioon siin maailmas tõenäoliselt oli esimestel hetkedel ja on ka täna, et nii kui ma silmad lahti teen, nii ma vaatan kõiki asju kerge imestusega. Järgmine hakkab mul kohe tekkima selline visualisatsioon, et mida siia kõike võiks teha või rajada ja alles 3. hakkab tööle minu ego, et mina teen seda. Ju siis keegi kiidab või keegi vaatab või keegi tunnustab või nii edasi. Mul on nagu see hea, aga uskuge, ühiskonnas on inimesi, universumis on inimesi, kes ei tee mitte midagi, kui enda ego ei näe näiteks. Kelle ego on esimene. Kui ego ei paista, siis ta ei liiguta. Mul on õnneks see teistpidi ja ma täiega naudin seda, kuidas mulle on antud. Ma üks päev just mõtlesin selle peale, on Hiina astroloogia, on meil lääne astroloogia, neid süsteeme nagu on ju, et sa mainisid seda, et sinu esimene emotsioon võib-olla siin elus oli kohe siuke imestus, et sa vaatad. Aga mida kõike. Et huvitav, et kindlasti on need omavahel natuke ka seotud, aga et kui palju mõjutab kui me üritame süsteemi hästi lihtsaks teha ja võtame näiteks 4 aasta aega, siis kui palju mõjutab on ju see, millisel aastaajal inimene sünnib. Ja siis ma mõtlesin, et kuidagi teoreetiliselt on ju mõeldes, et näiteks inimene, kes sünnib talvel, tema esimene kogemus maailmast on ju külm, kevadel, suvel, sügisel teistmoodi, et kuidas see inimese karakterit huvitav mõjutab. Aga reaalsuses kõik sünnivad suht soojas ruumis on ju. No eks ta ikka mõjub, et eks need tajud on olemas. Jah, tõepoolest siin need igasugused astroloogilised lähenemised, nagu ma ennem ütlesin, keda siis võrreldakse loomaga, keda puuga, keda linnuga ja nii edasi, et ega need on ju kokku tulnud ju hästi pikkade tuhandete aastate vaatluste tulemusena ja siis on niisugused koondvõrdlused ja loomulikult on ka talv ja suvi ja mina olen ise sündinud 29. novembril suhteliselt külmal ajal, ütleme, et me võime siin ju fantaseerida, mida see kõik tähendab, et sellisel vesisel ajal, pimedal ajal ja nii edasi, et eks see ikkagi selline
niisugune rõhutatud turvatunde vajadus on kindlasti suurem võib-olla sellel, kes sündis siis keset juulikuud ja linnud laulsid ja päike paistis ja nii edasi. Jah, talve nagu veel alguses ka, on ju, et esimesed nii-öelda elukuud ikkagi siis talv tuli, on ju. Jah, see selles mõttes on huvitav, et kõik need süsteemid, nagu sa ütlesid, et kui tuhandeid aastaid on räägitud, et keegi on kala või keegi on lõvi või keegi on tiiger või mis iganes ja siis tuleb inimene, kes justkui naeruvääristab seda süsteemi, siis et ei ole teaduslikult põhjendatud ja veel hullem, et oled Kremli käsilane ka veel takotse. Et siis mul tekib alati see, samamoodi nagu religiooniga, on ju, et nii pikalt on inimesed sellest süsteemist rääkinud ja see on ikka veel räägitakse sellest, et paratamatult sul peab tekkima mingisugune austus või respekt selle asja vastu, on ju, et tuhandeid aastaid on inimesed rääkinud seda, et siis midagi seal peab olema. See on see, mida teaduslikult on põhjendatud, seda on küll tore kuulda ja näha ja sellega nagu mingit turvatunnet saada, aga mulle üks päev lugesin kuskilt, et miks lehma väljaheited on koogid ja lambamad on pabulad, et see ei ole ka teaduslikult väga põhjendatud ja miks kass nurru lööb ja Eesti esu.